Ma mõtlesin, et proovin selle raamatu põhjal panna kokku 10 outfiti. Ma pean tõdema, et ma olen meeldivalt üllatunud. Raamatus on öeldud, et pariislanna ei kanna paljast kõhtu. Nagu ma arvan, et see toimib. See on 10/10, ma ütlen. Hei, siin on Viki. Tänane video on moe teemaline. Ma hakkasin mõtlema, et ma vist ei ole kunagi varem sellel kanalil ühtegi sellist videot teinud, kus ma näitaks erinevaid riietusi. Seega mõtlesin, et teeme ära. Ma teen seda veits teistmoodi, kui võib-olla tavaliselt YouTube'is on nagu mingi suveriietused, kevad-sügis, mingi aastaaegade põhjal või mingi kooliteemalised. Siis ma loen hetkel sellist raamatut nagu Parisian Chic Style Guide, mis siis nii-öelda annab nippe, kuidas saada endale seda pariislanna stiili. Ning siin on 2 ägedat segmenti, mis ma leidsin, ehk ma mõtlesin, et proovin selle raamatu põhjal panna kokku 10 outfiti, selle põhjal siis, mis minu kapis leidub. Ja esimene segment ongi Killer Outfits, kus ta on siis 5 erinevat riietust kokku pannud, väga detailselt ära öelnud, mis siin olema nii-öelda peab. Esimene riietus on siis Texa kombo. Alustuseks mul on vaja valget T-särki. Ütleme nii, et mul on siin 4 erineva lõikega ja kohe nüüd ei teagi, millist võtta. Ma võtan selle veits oversized. Siis on Texad, aga ta ei öelnud täpselt, mis värvi. Siin pildil on tumesinised, seega ma äkki võtan sama. Check! Ma leidsin sellised sandaalid, sest need on mul ainukesed viisakad, madalad. Ja siis MC kapist sellise mantli, sest pildil olid ka täpselt sellised nööbid siin ees. Ta näeb suht vihmamantel välja, aga noh, mul polnud ühtegi teist, kus oleks sees nööpe näha. Pruun nahast vöö olemas. Siis jälle kes ma käisin MC kapis soramas. Leidsin 2 sellist käekotti, sest siin on öeldud old clutch ja mul ei ole sellist, mul kõik suht tänapäevased. Need annavad veits siukest eelmise sajandi stiili, mis ma arvan läheb selle lookiga paremini. Aga ma ei teagi nüüd kumb võtta mõlemat tegelt nagu. Võib-olla panen outfiti selge, siis ma vaatan, kumb paremini sobib. Ja siis seal oli vaja vana kella, mida mul ka ei ole, ehk ma võtsin oma kuti oma. Sain selga ja ma pean tõdema, et ma olen meeldivalt üllatunud. Ma ise tavaliselt võib-olla ei paneks selliseid asju kokku, aga kui ma siin selga sain, siis ma vaatan, see näeb tegelikult suht äge välja. Ainuke siin see, et kui ma juba paneks vihmamantlis, meeldan, et õues võits hakkab vihma sadama, ehk ma ei paneks nagu lahtiseid sandaale. Aga minust see kutikell, mis on mul küll väga suur, see annab ka siukse nice touchi ja see näeb suht uus välja. Ütleme nii, et nagu ma võiksin seda linna kanda. Ma valisin lõpuks selle musta väikse käekoti, sest tal oli ka ilma õlapaelat, et lihtsalt käe otsas mingi kott. Ma arvan, et ma annan sellele 9.10, sest ta on suht minimalistlik, aga väga mugav, näeb trendikas välja ja tegelikult on praktiline. Teine riietus, õhtune kombo, mis on suht viisakas. Mul on vaja viisakat pintsakut ning ma valisin need 2 välja, sest need on ühevärvilised, teised olid liiga mustrilised ja ma arvan, see annab veits rohkem vaba aja vaibi. Ja ta soovitas ka viigipükse, aga kui ei ole, siis sobivad teksad, aga kuna mul on olemas, ma kasutaks seda. Küsimus on, kas ma teen all black nagu seal pildi peal või ma teen kollasega. Okei, seda peab ka proovides otsustama. Mul on vaja valget viisakat särki ja ta ütles, et meeste oma sobib ka. Nagu pildil oli tegelikult üldse siuke nagu triiksärk, mil on ees nööbid, aga mul ei ole sellist, seega see oleks parem. Siis ta soovitab panna palteta ketsid, aga mul ei ole selliseid, seega ma võtan need kingad, kuna ma arvan, et värvide poolest läheb. Ja siis käekotina ta soovitab midagi, millel on mingid pärlid või kristallid peal. Ma ütleks, et see on minu kõige fancyim kott, pluss kingad on ka musta ja kuldsega. Seega ma arvan, et need võiks hästi kokku minna. Ja siis ta soovitas hästi fancysid ehteid ja sellist kristallidega. See on minu kõige pidulikum kaelakeek. Ma arvan, ma olen selle ja siis ma vaatan outfiti selga proovides, et millised kõrvarõngad sinna sobivad. Selline see look siis on, ta on päris pidulik, sellega kindlasti saaks minna kuhugi viisakale üritusele ning ta on suhteliselt mugav, asjad sobivad kokku, kuid ma ise võib-olla hindaks seda 7 punktiga, sest ta on natuke igav minu jaoks, et lihtsalt mustvalge nagu ehted, võib-olla veits basic, aga selles mõttes, kui sul on kiru kuhugi vaja minna, pole aega mõelda, siis ma olen suht kindel, et selline asi on enam-vähem iga inimese kapis olemas, ehk see on siuke nagu kindla peal mine. Ja ma ei saa seda pintsakut lahti teha, sest seal raamatus on öeldud, et pariislanna ei kanna paljast kõhtu, aga noh, see bluus lihtsalt on nii kropitud, et mul ei ole väga muud varianti. Ma pean seda eest kinni kandma. Ja see autor ütles, et käekotti peaks alati risti kandma, et siis jätab nooruslikuma mulje. 3. riietus on ma katsetan uut trendi kombo, mis ma arvan minu jaoks kõige keerulisem, sest siin on vaja loomamustriga karvast kasukat, mida mul ei ole. Aga no vaatame, mis teha annab. Alustame siis valgete teksadega. Check! Mustad kontsad. Mul ei ole küll päris selle kujuga, mis tal pildil on, aga vähemalt on mul need olemas. Siis oleks vaja musta turtlenecki, aga mul ei ole musta, mul on see tumepunane või siuke veinipunane, mis ma arvan annab sama efekti, kuigi praegu mu juustega see ei lähe kõige paremini, ma ei tohiks seda kanda, aga noh. Do it for the look! Siis on vaja mingisugust käekotti, mille nimi on Snatchel. Ma ei tea, mis see on, aga mul on selle turtleneckiga matchiv kott.
nagu ma arvan, et see toimib. Õuemantlitest, need on minu 2 kõige karvasemat. See ma kardan liiga tumedaks, aga ta on mingi räigelt paks. Või siis jakkmantlitest mul on sellised karvased asjad, ehk nagu ma ei tea, mis siit kõige paremini minema peaks. Ja siis on veel vaja musta vööd ja käevõrusid. Ma pole veel suutnud otsustada, kas ma võtan musta või kuldse, oleneb, mis jakki ma valin. See outfit on minu arust mega äge. Ta on küll suht teise vibe'iga kui seal raamatus, aga mulle täiega meeldib see. Kuigi ma ei tea, kui väga ma läheks linna niisama kontsadega. Aga see on esimene jakk, mis ma selga proovisin, mis kohe sobis ja kui ma isegi hakanud neid teisi mantleid proovima, siis välisin hõbedased käevõrud. Minu arust see on täiega nunnukas, need mustad kontsad matchivad ülihästi vööga ning kuna see pluus on ka veits kropitud ja nii-öelda ei tohiks naba näha, siis ma saan eest kinni panna kotiga ära katta. Minu arust see on suht trendikas ja ma tunnen ennast väga hästi ja enesekindlalt, ehk ma kindlasti kannaksin seda ka niisama, aga ma olen 9 punkti, sest siin on kontsad ja ta on muidu suht casual outfit, et ma ei läheks nagu niisama linna peale kontsadega, sest mul alati takod surema. Aga üritusele ma arvan täiega cool. 4. riietusena on meil tööpäeva kombo ning see hakkab musta kampsuniga, mida mul ei ole, seega ma võib-olla võtan lihtsalt mustad T-särgi. T-särk on olemas ja siis oleks vaja mustist sametist pükse, mida mul ei ole, seega ma kasutan tavalisi musti teksasid. Siis oleks vaja neid koolitüdruku penny loaferseid, mis mul on kõige sarnasemad need, mida me eelmises outfitis kasutasime. Ja siin on küll see bling pealt, peaks tegelikult ühte värvi olema, aga noh, see on kõige parem, mis mul on. Siis on vaja mingit hästi suurt käekotti, kuhu enda tööpaberid ja arvuti asjad panna, see on, ma arvan, täpselt sobib selleks. Ja lõpetuseks meeste mantel. Kuidas pole vahet, mis värv, mis on peas, et see on suur ja nagu siuke kandiline. Okei, mu isal ei ole sellist mantlit, seega kuna pildil oli helepruun, siis mul on endal samasugune olemas, ehk ma arvan, et see sobib. On valmis tööle minema. No ütleme küll, et sellega kannataks minna, sest on praktiline, hästi selline minimalistlik, mugav, lihtne, et sul on hea tööd teha. Samas, kui sa uuest läbi lähed, sa näed täiega selline šikk, viisakas, trendikas välja. Ma isa võib-olla ei oleks selle peale isegi tuld, et nii lihtsalt outfiti kanda. Ma panin selle kuldsed kõrvarõngad, et veits särtsu anda, kuna nad matchivad mu kingadega. Ma olen üllatunud, et kõik outfited nii hästi välja tulevad. Ainuke siin see, et kui sa jakki ära võtad, siis ta on veits igav. 7,5. 5. riietus ja viimane sellest segmendist on siis totaalne segu kombo. Alustame mustast nahktagist. Olemas! Siis on vaja heledavärvilist lillelist kleiti. Nagu see on lihtsalt heledavärviline ja see on mustriline. Äkki see või? Siis oleks vaja mingit pikka kaelakeed, aga see on kõige pikem, mis mul on. Ja siis on vaja kahv käevõru, mis on siuke pikk metallist, aga mul on ainult need väiksed liigsed ja peenikesed metallist. Ja lõpetuseks sädelevad sandaalid, mida mul ei ole, sest ma ei kanna väga sädelevaid jalanoosid. Või noh, mul oleks kontsad, aga nagu vist on olulisem see, et ma ikkagi võtaks sandaalid, seega need on. Mul kapis on. Ma unustasin teile enne öelda, et selle outfiti kõige olulisem osa oli see kott, straw bag, ma ei tea, mis eesti keeles on selline nagu punutud, tal endal oli palju suurem, aga see on ainuke, mis mul on. Minu arust niisama see outfit näeb väga nunnukas välja, sobib hästi kokku. Sul on sellised maalähedased toonid, neutraalsed ja siis veits bling-blingi nende kuldsete ehete või aksessuaaridega. Aga see nahktagi siin peab, ma ei ole kindel, kui hästi ta sobib. Nagu ta näeb okei välja, aga siin selles mul on siin hõbedased detailid ehk nagu kullaga ta väga ei lähe. Ta on nagu okei, ma võin seda kanda, aga ta ei ole mul lemmik. Ja ta ei ole nii palju minu stiil ehk ma annaks sellele mingi 6 punkti. On minu arvamus, aga kindlasti andke kommentaarides ka teada, kuidas teile need outfitid üldse meeldivad, kuidas teie hindaksite või milline teie lemmik. Tahtsin korra rääkida ühest teisest teemast, sest praegu on käimas üliäge kampaania, kus sul on võimalik võita minuga kohtumine. Ehk me läheksime lõunale ning ma teen sulle kiirkoolituse, kuidas alustada omaenda edukat YouTube'i kanalit ning lisaks sul on soovi korral võimalus osaleda ka vlogis. Põhimõtteliselt ma osalen siis Mina aitan heategevuskampaanias ja seal on veel väga palju teisi Eesti avaliku elu tegelasi ning kui sa soovid seal osaleda, siis see toimib nii, et sa annetad vähemalt 5 eurot enda valitud inimesele ning kui sa oled talle ära annetanud, siis sul on võimalus võita temaga kohtumine ning see raha, mis sa annetasid, läheb tema välja valitud heategevusorganisatsioonile. Ehk kui sa annetad minu alla, siis sul on võimalik võita minuga kohtumine ning sinu annetatud raha läheb MTÜ-le Peaasjad, mille siis ma välja valisin, sest see on mulle väga südamelähedane, kuna see toetab kriisiolukorras vaimse tervise nõustamist ja minu arust see on ülioluline, sest eriti kuna just oli koroona, me olime mitu kuud kodus kinni, väga paljud inimesed olid üksinda ja see võib päris nagu üksikuks muutuda, neil võib depressioon tekkida, mis iganes, et neil oleks vaja nõustamist ja me ei saa olla kindlad, et sellist olukorda ei tule veel, seega ma tundsin, et see on see koht, kuhu mina tahaksin selle raha suunata. Ehk kõik lingid on all, kus te saate täpsemalt lugeda, saate ise valida, kellega te tahate kohtuda, et ei pea mind valima, seal on väga palju teisi Eesti ägedaid sportlasi, muusikuid, näitlejaid, mis iganes, et kindlasti tasub tšekata, kuid ma panen eraldi ka selle lingi, kus te saate siis minuga kohtumise võita. Ehk kindlasti tasub osaleda. Ja see lõpeb 10. juulil, ehk teil on veel 2 nädalat aega osalemiseks.
oleme nüüd jõudnud teise segmendi juurde siin videos ja raamatus ning siin on ta lookbook, kus on siis erinevad pildid outfitidest ja ma valisin siit ka 5 tükki välja, mida ma üritan siis järgi teha. Ehk alustame 6. riietusega, milleks on vali kuld, kuid mul tõenäoliselt ei tule see nii kuldne, sest et see põhiasi on tal siin 7/8 kropitud püksid kullast ja mul ei ole neid. Ma ütlen kohe, et mul pole ühtegi püksipaari, mis oleks kuldne. Aga ma arvan, et see on kõige lähedasem sellele, mis tal seal outfitil on. Need on küll täispikad, aga ka veits nagu alt natuke laiemaks minevad. Seega proovime nende pruunide kunstnahast omadega midagi teha. Siis on vaja sellist ümber pehmed kampsunid, mis on veel turtleneck ka. Mul on selline kampsun, mis on nagu turtleneck pehme, aga ta on valge. Aga samas mul on nagu beige bluus, mis on turtleneck. Ütleme nii, et ma olen valge kampsuniga neid pükse varem kandnud. Seega kuna ma üritan siin midagi uut proovida, siis ma arvan, et valin selle. Ja nüüd oleks vaja nahast kontsakingi umbes selliseid, aga kuna ma olen neid kingi mitmes outfitis kasutanud, pluss need on madalad, siis ma arvan, et katsetame neid kontsi, sest nagu, need on küll mustriga, aga mul on tunne, et annaks veits outfitile juurde ja need on kontsad seega. Nii, ja siis käekotina. Ma arvan, ma võtan sellest. Pluss siin on nüüd ilusad kuldsed detailid, väitsesugune need pruunid toonid, seega ma arvan, et see oleks nice. Ütleme nii, et see outfit tuli päris cool välja. Ma ise ei oleks selle peale tulnud, et panna sellist beeži tooni bluuskost pükstega, mis on nii sarnane, sest ma tavaliselt panen ainult siis, kui nendest on reaalselt 1:1 väikse toonivahega sama värvi ma asju enamasti ei kanna koos, aga see näeb päris äge välja. Ainuke asi on see, et laiad püksid, laiade kontsadega ma vaatan, et see näeb võib-olla veits imelik välja, et äkki oleks pidanud valima midagi peenikese kontsaga. Valisin, et ripuvad kuulsad kõrvarõngad, mis ma arvan annavad palju siia juurde, sest muidu ta on väga minimalistlik, aga see annab veits särtsu ja teeb selle nagu huvitavamaks. See ütleb nii, et ma võiks vabalt sellega linna peale minna. Ma arvan, ma annaks sellele äkki mingi 7 punkti, sest ta näeb äge välja, aga ta lihtsalt ei ole mu esimene valik. 7. riietusena on meil siis pastellne kirg ehk alustame heleroosade pükstega. Teksa kujul on mul need olemas. Siis on vaja valget nööbitud bluusi, aga nagu ma varasemalt mainisin, mul ei ole. Seega ma mõtlen äkki selline, sest siin on ikkagi ka nööbid ja ta on nagu pastellne, siuke beežikas, seega ma arvan, et see on fine. Siis on vaja suurt nahast käekotti. Ma võtan pruuni täpselt nii, nagu tal pildis on. Jalanõudest oleks vaja siis lukuga tosse, mida mul ei ole. Seega ma valisin need pastellsed, siuksed roosakad ja valged. Ma arvan, et ma valin valged, sest need jätavad kogu riietuse üldmulje veits puhtamaks, kui ma valin need. Ma arvan, muidu läheb veits kirjuks. Ütleme nii, et kui ma selle outfiti kokku panin, ma arvasin, et siit ei tule midagi välja, sest minu arust need asjad ei lähe kokku. Liiga palju erinevaid asju, ma panin selga ja mulle ikka meeldib see. Ma olen pettunud, ma tahtsin, et nagu mõni asi läheks valesti siin videos. Aga ainuke asi, mis ma mõtlen, on praegu see kott. Et kuna ma nägin pildil, tal oli must käekell, siis ma panin ka selle ja kuldsed detailid, ta nagu läheb. Aga samas pruun ust koos, ega mõtlesin, et äkki sobiks siia see must kott, sest ta lihtsalt ütles, et suur mingi nahast kott, või noh, kunstnahast. Ehk ma ei tea, otsustage teie, kumma kotiga see outfit parem välja näeb. Mulle endale täitsa tegelikult meeldib selle pruuniga ning ma arvan, ma hindaks seda 8 punkti stiilist, ta on täiega mugav. Sellega saaks nagu minna kohtumisele, shoppama. Ta on nagu ülisportlik, aga samas viisakas. Seega, ma ei tea, ülipraktiline, selleks saab mida iganes teha. 8. riietusena on meil viisakas teksa. See otsetõlge väga ei toimi, mõtlen ausalt. Jälle on vaja alustuseks valget bluusi, mida mul ei ole seda teksa nööpidega. Aga ma mõtlen selle valge bluusi, sest mul ei ole midagi paremat. Siis tal on sellised suht ümber teksad, otsad üles keeratud, seega ma valisin need helesinised. Kuigi pildidel olid tumesinised, aga ma tahan, et need outfitid näeksid võimalikult erinevad välja, seega ma võtsin helesinised, et oleks veits erinevust. Ja siis tal on seal hõbedased sandaalid, aga tal on peenikese kontsaga. Seega mul oleks kuldsed peenikesega, aga hõbedased paksuga. Okei, ma ei tea, ta ütles hõbe, ma võtan hõbe. Kõik, mis mul selle kohta öelda on see läheb nii äge välja, ma ei saa aru, enamus outfitid on suht minimalistlikud, miks ma nende peale ise pole tundnud või pole neid asju kordagi varem niimoodi kokku kombineerinud. Võib-olla on asi selles, et mul on see pitsiline bluus, sest tal oli tegelikult veits teistsugune nööpidega, aga see näeb nii hea välja, ta on siuke elegantne, romantiline, et ma võiksin sellega minna nii kohtingule kui ka reaalselt pulmast. Kontsad teevad ta viisakaks. Väga kena. See on 10/10, ma ütlen. 9. riietusena on siis chic, aga mitte liiga chic outfit. Ja alustame siis mustrilise bluusiga, mis peaks ikka viisaks olema. Yes, ma võtan selle.
siis on pintsakud sinna peale. Ma arvan, sellised tumedamad ühevärvilised läheks paremini, aga ma seda juba kasutasin, seega katsetame seda. Ja siis on vaja veits kulunud teksasid ja pildilt. Ma näen, et on suhteliselt laiad need, seega ma võtsin sellised mustad mom jeansid. Siis on jälle vaja mingite kristallide väestadega käekotti. Ma ei suuda valida, seega vaatame, kui mul outfit seljas on. Ja siis on vaja musti sandaale, mida mul ka ei ole. Ning kasutame endiselt mu ainsaid sandaale. See riietus on mega cool. Ta jätab minu arust sellise kalli tunde või vibe, et sa tead, mida sa teed, nagu oleks kallid asjad seljas, või see pluus on reaalselt HM-ist, see on tegelikult mega odav. Mulle meeldib need mustrid asjad kuidagi väga elegantne ja siuke luksuslik minu arust välja. Ainuke asi on see, et ta räägib enda raamatus, et kahte lai asja ei tohiks kokku panna, et kui sul on ülemine osa lai, siis on püksid kitsad või seelik või vastupidi, aga siin on nagu suht kõik lai. Mind ennast näiteks häirib ka, et mul nagu figuuri kuskiline, aga samas ma vaibin sellega, sest ta näeb suht uus välja. Äge, ma läheks sellega üritusele, aga jah, ma annan 7 punkti, sest figuuri ei ole näha. Ja viimane, 10. riietus, lõpuks ometi on põline parislanna. Need nimetused on ikka väga uhked. Alustuseks on siis vaja Indiast inspireeritud bluusi. Mida? Nagu tal on seal üks triibuline bluus pildil, mille ma just panin basaari müüki, ehk mul ei ole seda enam kapis, aga kõige sarnasem on mul nagu, no see ei ole väga India, ma tean, mul lihtsalt äkki oleks nii parem või. Pükstest on siis vaja laia lõikega siukseid lendlevaid mustrilisi pükse, mis mul on olemas. Ideaalne, ma kannan neid kogu aeg kodus, seega vaatame, mis nüüd sellega paremini peaks minema. See nagu läheb värvi poolest päris hästi. See vist läheb liiga üks-ühele, ehk ma arvan, see hele sinine on parem. Siis on vaja ornamentidega plätusid. Mul ei ole mingeid sädelevaid litrite asjadega. Seega ma pean kasutama enda tavalisi plätusid, aga no vähemalt on selle sama kujuga. Lihtsalt kujutame ette, et siin on mingi pärlid peal. Esiteks ma arvan, et need plätud ei sobi siia absoluutselt. Ma tean, et need pididki olema fancy'd ja sädelevad, mul ei ole, seega ma vahetan need enda sandaalide vastu. Nii, minu arust see on palju parem, aga ma ei tea täpselt, mida selle outfitiga nagu tegema peaks. Kas seda bluusi kanda nagu väljas siis ja millal ma seda kannaks nagu koduriietusena, püksid ja kõik on väga mugav, aga lihtsalt ma ei käiks triiksärgiga siin ringi ja välja minemiseks ta on samas nagu liiga casual. See on, ma arvan, kõige imelikum riietus. Nagu toonid ja asjad sobivad, ta näeb okei välja, aga ma ei kujuta ette, mis sündmuseks. Mul on sellele 5 punkti. Lõpuks ma tean kõik selga proovitud. Ma arvan, et mu enda lemmik outfit oli 8. See teksade, hõbedaste kontsade ja viisaka bluusiga. Andke kommentaarides teada, milline oli teie lemmik ning kuidas teile üldse see video meeldis, sest nagu ma mainisin, see oli kõige esimene moeteemaline minu kanalil. Mul endal oli seda väga lõbus teha ja ma tunnen, et ma sain täiega inspiratsiooni uusi ideid outfitide tegemiseks, et kas saite ka siit inspiratsiooni. Ning kui ma peaksin neid veel tegema, siis kumba te eelistaksite, et kas ma jälle proovin järgi teha mingeid outfit'e, et mul on näiteks võtan Pinterestist või ma ise mõtlesin, et Gossip Girli stiili oleks suht äge ise järgi teha või ma valin täitsa ise enda stiili järgi, et kuna praegu on suvi, siis võib-olla näiteks suve outfit'e, et kumba varianti te eelistate, et andke ka seda mulle kommentaarides teada. Ning kindlasti visake pöidla püsti, kui te tahaksite veel moeteemalisi videoid, ärge unustage subscribe ida ehk klikkida selle punasel nupul, et ei jääks tulevastest vlogidest ilma ning näeme juba järgmisel reedel kell 10 hommikul. Tšauki!